okei. ma tean, et teile meeldib ja vähemalt YouTube'i algoritmile meeldivad temu lahtipakkimisvideod. Siit siis on järjekordne temupakk. Yes. Olen seda hoidnud juba mitu nädalat oma kodus, pole lahti teinud. Teen selle koos teiega lahti. Ikkagi jällegi mootorratta kama. Aga vaatame koos, mis toredat temust tuli. Seekord ei ole siin väga palju asju, aga mõned siiski. Kott avaneb ja esimene, mingi müstiline pappkarp. Mis siin olla võiks? Siit ka kinni. Väga hoolega kinni pandud. Ohoho. Ja mida ongi vaja? Need ilusas plasskarbis. Ahah. Need on, kes teab, see teab, kes ei tea, sellele ütlen. Need on mootorratta kodarate külge käivad raskused siis, et oma ratas tasakaalu ajada. Siin kuskil on ka video selle kohta, tasakaalustuspuki kohta. Ja siin on nüüd siis raskused, et neid ei pea siis liimima sinna velje külge, vaid saab kinnitada siis väikse 60 võtme ja kruvidega. Et siis ei kao need kuskile ära. Niimoodi ei tule lahti liimist niimoodi mudateed ja nii edasi, et peaks olema ikka kindel värk. See on vägev küll. Veel on. Jätkame velje teemal. Velje ja rehvi teemal. Siin on haps. Kes teab, see teab. Ja kes ei tea, siis selle kaadervärgi abil saab siis tõmmata selle kuradi ventiili siis väljast välja või välja siis kui paned uue õhukummi sisse, uue õhukummi välja peale ja sinna ümber siis selle väliskummi, siis ilge jama on selle ventiili sealt august läbi toppimisega. Et siuke väike abimees, kui ma seda kunagi nüüd kasutama hakkan, siis ma näitan teile, et see teeb elu palju lihtsamaks. Võt. Väga mõnus. Äkki saab sellega siia karpi panna. Käib nagu komplekti. Väga ei käi, aga praegu võib. Nii. Ja viimane asi. 100% waterproof sokid, pikad sokid. Nii, waterproof technology. Waterproof, breathable outwear is constructed of 3 layers and developed to provide 100% waterproof protection whilst remaining completely breathable. Designed to provide perfect wind barrier. Oi. Need ma loodan siis mahutada oma jalga motosalvast alla. Korralik pikk sokk. Ära seda puruks lõika.
pannud jalga. praegu mul on siuksed toredad used to be roodad sokid. see on normaalne põlvik. ja võtsin selle kõige suurema XL suuruse ja hästi tehtud, et ta on siuke, ei vigista kuskilt. väiksem oleks olnud liiga väike. Nad on suht paksud. jah, XL suurus. seest on nad niisugused mõnusad pehmed. et ei. XLX on siia kirjutatud. et ei ole siuke kummjast sisu. nagu neopreen või midagi. vaid on ikkagi. nii. siuksed sokid. peaks proovima, kas nad vett ka peavad. Lähen proovime. Nais pole kodus praegu, siis saab hullata siukeste katsetega. tegelikult ei lähe ka veel. kõigepealt proovime, kas nad mootorite saapadesse mahuvad. sest ma ei taha pärast märga sokki sinna sisse panna. nii, saapad. on tegelikult ühed. ühed lühemad. veekindlad sokid on ka, aga Sealskini omad, nad on sokid. mitte põlvikud. nüüd, noh. Need siin ulatuvad kohe üle saapa ääre. noh, püksid peale või püksid sisse ja no õrnalt kitsaks jääb neamistega. aga ta natukene venib järgi ka. ja kui on vaja, siis saan sised alla ära ka võtta. ja teine. teine on ka. praegu kevadel on oluline see veekindel sokk. jah. samas jah, varbaid mahub liigutama ja ma arvan, et mul on parajalt küll. Nendel peab olema mõnus. nii. see katse on tehtud. see katse on läbitud edukalt. ja teeme siis selle veekatse ka. nii. veekatse. paneme sooja vett. panen siia kange sisse sooja vett. praegu siia jala sisse panna. seal on mõnus soe.
hea tore. oluline on see mitte ümber kukkuda. nii. läbimärg on sokk pealt. nii, kui see jalg on kuiv, teeme teise ka. mulle kerkib siin kiude vahel on natuke õhku jäänud, huvitav, kas tõesti on nad ka hingavad. nii. ja nüüd on küsimus selles, sokid on märjad, aga kuidas jalad on? võtame siis, katsume ära võtta. nii. jalg on, ärge mu küüsi tähele pange, aga jalg on täiesti kuiv. et ma võin, mul on siin WC-paber, panen WC-paberi siia maha ja astume siia peale. ja WC-paberi peale ei jää mingit jälge. võrdluseks, kui ma nüüd märja sokiga siia peale astun. noh, hopsti. täitsa veenev värk. selle jalaga. oih, selle jalaga. ja need sokid maksid kuskil mingi 10 eurot, niisugust ja jalg peale. noh, ei jää mingit jälge. et järjekordselt on Temu ennast tõestanud, et siukse suhteliselt väikse raha eest sai väga vajalikku kraami. vot, mina olen igatahes rahul. eks näis siis, kuidas kasutaja kogemus tuleb. aga praegu pole põhjust nuriseda. tööriist on. Neid raskusi on, nii vähe pole. ja aga praegu pole põhjust igatahes nuriseda. ja eks siis peatselt paneb selle päris tingimustes proovile kogu selle värgi. igatahes tänud vaatamast. kui raatsite, siis likeige, subscribe'ige ja näeme kuskil seal looduses.